Minu nimi on Robin Saluoks, ma olen e-agronoomi tegevjuht ja asutaja ja millega e-agronoom tegeleb, meie eesmärk on ühendada kõik maailma põllumehed ja me usume, et kui me aitame nendel põllumeestel jõuda nende pikaajaliste finantseesmärkideni, siis me jõuame ka lõpuks puhtama looduse ja puhtama toiduni. E-agronoomi idee sai alguse umbes 3 aastat tagasi, kui ma töötasin oma isa põllumajandusettevõttes ja minu ülesandeks oli hallata kogu ettevõtte finantsplaane ja muid aruandlusi, töötajatele mõeldud lehti ja ka riigile mõeldud aruandlusi ja nii edasi. Ehk siis mina pidin haldama umbes 10 erinevat Exceli tabelit ja mingisugust vana tarkvara. Teraviljakasvatus on maailma kõige suurem põllumajandusliik ja ma eeldasin, et on olemas mingi väga hea tarkvara kogu selle tegevuse haldamiseks, mida mina oma isa ettevõttes tegin. Vaatasin läbi üle 20 erineva tarkvara ja ma ei leidnud ühtegi sobivat meie ettevõttele. Õnneks ma olin ühe kursuse ülikoolis IT-d õppinud, Java programmeerimist ja siis ma hakkasin guugeldama ja hakkasin ise veits seda programmi arendama. Paari kuu pärast oligi esimene programm valmis, siis nägid seda ka mõned teised põllumehed, kes ütlesid, et päris äge programm ja sellest tekkiski mõte, et peaks e-agronoomist midagi suuremat tegema. Järgmisena helistasime oma sõbrale Stenverile ja Stenveriga koos alustasimegi e-agronoomiga, mis on täna jõudnud sinnani, et e-agronoomi põllumehed toodavad toitu üle 10 miljoni inimesele. Ilmselt koostöös peitub jõud seetõttu, et inimestel on oskused mingis kindlas valdkonnas. Mitte keegi ei saa olla väga perfektne igas valdkonnas. Ma võin tuua näite, kuidas meie e-agronoomiga alustasime. Mina teadsin läbi ja lõhki põllumajandust ja Stenver, kellega koos meie e-agronoomi alustasime, teadis läbi ja lõhki IT-maailma ja sellest sümbioosist sündiski e-agronoom. Ja täpselt nii on ka väga paljudes teistes valdkondades. Kui ma oleksin e-agronoomiga jäänud tegelema ainult üksi, ehk siis kui ma oleks mõelnud, et mina õpin Javat juurde või õpin mingit muud programmeerimiskeelt juurde ja arendan seda programmi edasi, siis ilmselt täna kasutaks e-agronoomi minu isa ja võib-olla paar teist põllumeest veel siin regioonis ja see programm, minu isa ei saaks üldsegi nii palju väärtust, nagu ta praegu e-agronoomist saab. Kõige suurem väärtus koos tegemisel on kogu see teekond. Jah, tihtipeale on mõnus üksi jalutada või üksi olla, aga enamasti, vähemalt mina, soovin õhtuid veeta, kui ka jalutamas käia, kui ka mingeid tegevusi teha teiste inimestega koos. Ja see ongi minu arust koostöö juures kõige suurem võlu. Jah, ma olen nõus, et koostööga ka see tulemus on lõpuks parem, aga kõige olulisem on see teekond, et koos teistega midagi tehes on teekond palju huvitavam. Me saame koos nalja visata, me saame koos mingist raskusi ületada ja see rikastab kogu teekonda. E-agronoom kindlasti aitab põllumeestel omavahel koostööd teha. Kui põllumees kasutab Excelit või paberit pliiatsit. See tähendab, et kõik oma analüüsid ja oma juhtimised, iga põllumees teeb seda veidi erinevalt. E-agronoom mingis mõttes on loonud raamistiku põllumeestele analüüsimiseks, juhtimiseks, erinevate probleemide lahendamiseks. See tähendab, et kui 2 e-agronoomi kasutajat kohtuvad, see on neil võimalus võtta väga lihtsasti e-agronoomi äpp lahti ja vaadata, mida üks põllumees tegi hästi ja mida teine põllumees tegi võib-olla mitte nii hästi ja kust tuli erinevus. Ehk siis see on esimene samm, kuidas me oleme põllumeeste koostööd juba väga palju rikastanud. E-agronoomil on kindlasti mitmeid konkurente. Kõige levinum tarkvara põllumajanduses on Excel, ehk siis mingis mõttes on e-agronoomi kõige suurem konkurent Microsoft. Samas on ka ettevõtteid, kes kindlasti teevad mingeid tarkvarasid. Ma olen isegi käinud läbi juba enne e-agronoomi asutamist üle 20 erineva tarkvara, mis teevad põllumeestele tooteid. Ja see ongi võimaldanud minul õppida nende õnnestumistest ja nende ebaõnnestumistest. Konkurent kindlasti võib olla
hea koostööpartner. Maailmas on näiteid väga palju. Google, Apple, kes on omavahel mingis valdkonnas konkurendid, teevad ka samas mingis teises valdkonnas koostööd. Samamoodi ka e-agronomil. Microsoft mingis mõttes on üks meie konkurente ja Excel. Samas on võimalik e-agronomis põllumeestel välja alla laadida Exceli tabelid. Ehk siis see konkurent on samas ka meie koostööpartner, kuna me võimaldame läbi oma tarkvara laadida alla nende tarkvara ja me teeme seda, sest me teame, et on mingeid asju, milles meie konkurent on meist palju parem ja on samas mingeid asju, milles meie tahame olla palju paremad kui konkurent. Noortele soovitan ma väga hästi läbi mõelda, et milles te olete head ja milles te tahate head olla ja milles te soovite teha koostööd teiste inimestega. Ehk siis, mis on see valdkond, kus teie annate sellele tervikule midagi juurde ja mis on see valdkond, kus keegi teine saab anda. Ja kui see on ära kaardistatud, siis ollagi väga rahul sellega, et selles teises valdkonnas teevad otsused teised inimesed.